Tere, ma olen Markus. Ma olen varem tegelenud videomängude arendusega niimoodi, et ma vaatasin alguses videoid YouTube'is, kuidas teha videomänge Unitis, tegin neid kaasa. See video näiteks on 7 aastat tagasi tehtud. Ja see inspireeris mind, et minna Tartu Ülikooli informaatikat õppima ja seal võtta kursuseid nagu mängumootorid, arvutimängude loomine, disain ja selle kõrvalt Game Jamidega osaleda. Ja sellest räägin pikemalt pärastpoole, aga lõputööks jõudsin teha Plastronautis ehitussüsteemi. Kes teab Plastronauti, siis see on selline avatud maailmaga avastamismäng, kus sa lähed, kogud ressursse, kogud need baasi, ehitad baasi endal suureks ja have fun. Ja praegu tegelen Bootstrap Islandiga. Bootstrap Island on Unreal Engine 4 tehtud realistlik survival mäng, mida saab mängida virtuaalreaalsuse peaseadmega. Ja seda saab ainult mängida arvuti peal, ehk siis arvuti peab peaseadmega olema ühendatud, Steamist paneb mängu käima. Ja Bootstrap Island on olnud päris edukas. Meie kultuuriminister Heidi Purga ühes esitusel mainis ka, et Bootstrap Island on üks Eesti mängutööstuse edulugusid võrreldes seda Disco Elysiumiga, mis on päris kõrge kiitus, aga loodetavasti mingi hetk me suudame sama head olla või parematki. Mida mina Bootstrapis teen, ma olen teinud erinevaid metsloomi, metsigu, kes on mäpi peal laiali, nad saavad magada, otsida toitu ja muidugi mängijat rünnata. Öösel tulevad erinevad loomad nagu hundid, nahkhiired, sisalikud mängijat ründama. Ja väikseid loomi, nagu see sisalik ka siin olen teinud, neid saab haarata ja nendega mängida. Ja ehitamissüsteemi arendasin Bootstrapis ka välja, et saab sellise varjualuse teha, kus saab endale baasi teha ja erinevaid objekte koguda. Aga nüüd mängujammidest. Ma osalesin esimestel mängujammidel itch.io keskkonnas, kus ise üritasin mängu algusest lõpuni valmis teha. Graafik ei ole kõige parem nagu näha, aga see oli hea algus. Siis võtsin osa Tartu Ülikooli mängujammil, kus tegime sellel ajal kõige parema istumissimulaatori, sest mäng jäi poolikuks, aga vähemalt sai istuda. Seal pidi tegelikult mingeid asju üles leidma, mingi miniquestid olid mängijal, aga see jäi poolikuks. Järgmisel jammil tegime tiimiga sellise farming mängu, kus sa pidid heinamaalt mustri välja lõikama ja raskeks tegi selle veel see, et su sisendid nagu vast, kui sa üritasid üles minna, siis vahepeal läks vasakule paremale hoopis, et nad kogu aeg vahetusid. Ja keerukust jagus selles mängus igatahes. Ja siis Game Jamil tegin sellist mängu, kus sa hüppasid ringi ja erandina teistest mängudest ei üritanud vastast noaga torgata, vaid ise vastase noa otsa joosta. Selline spin-off. Aga seal oli ka piisavalt keerukust, sest me otsustasime, et me teeme multiplayerit esimest korda. Ja kui keegi seda teinud, see teab, kuidas see läheb. Seal läheb palju aega kaotsi. Viimasel korral tegin tiimiga sellist atmosfäärilist horror-mängu, kus olid Eesti mütoloogia erinevad olevused ja pidid kühvli tooma. Ja ma siin natuke analüüsisin nende mänge ja kuidas need valmisid. Kõik olid liiga keerulised, ei olnud õigeks ajaks valmis.
mänguideed läks järjest lihtsamaks, aga ikka viimasel päeval oli palju stressi. Järgmiseks mängus puudus õpetus, mängijad ei saanud aru täpselt, mis tegema peab. Osadel oli see olemas, aga see oli peidetud, mängijad ei jõudnud seda kohe üles, mängijad ei osanud mängu lõpuni mängida, see oli hea. Ja meil puudus jooksev tagasiside ka, et nagu Daniel ütles, et siis jooksvalt võiks teistelt tiimiliikmetelt ka küsida tagasisidet, kuidas mäng on. Ja kõigi selle tulemuseks oli mängud, mis olid nagu ebaõnnestunud või seal oli realiseerimata potentsiaali. Mänguideed, vähemalt minu meelest olid alati head, aga ei elanud ootustele. Panin kirja mõned sammud, kuidas teha edukas mäng oma varasema kogemuse põhjal muidugi. Ja esimene samm oleks, et lihtsus, võimalik lihtne idee, et jõuaks selle varakult valmis, mis on teine punkt. Selleks saab abi küsida tuutoritelt ja ebaolulised asjad ära kärpida, et mäng oleks võimalikult lihtne, saaks algusest lõpuni läbi mängida. Kolmanda sammuna tiimiväline testimine. Märksõna siin tiimiväline, et ise võid testida, aga ise ei leia kõiki vigu üles. Sa tead, mis su mänguidee on ja võid ignoreerida neid vigu. Ja selle tagasiside põhjal saab mängu lihvida. Ja lihvimisasjadega on jälle mõistlik tulla tagasi esimesse punkti ehk lihtsuse juurde. Ja need varakult valmis teha, testida ja nii edasi. Ja mõned sammud tegin ka päevadeks lahti, et esimesel päeval võiks olla keskendus eeltöö peale, ehk tiimis panna paika rollid, mis keegi teha tahab, mis kedagi inspireerib, miks keegi üldse siia tuli, millist mängu tahab teha. Ja saab mingi mängu aluse valmis panna, kuigi te teemad ei tea, siis saab tühja projekti teha, selle versiooni haldusesse liita, vaadata, et kõik saavad ligi sellele. Mingit helisüsteemi saab valmis seada, menüüd teha ära ja kunstnikud, muusikud, see ei ole täpselt mu teema, aga saab vaadata üle, et programmid töötavad ja failid jõuavad arendajateni. Ja viimaseks puhkamine, et välja puhata korralikult, sest teisel päeval on põhine progressipäev. Ja kõigepealt saate varahommikul, kui te loodetavasti magate, mänguidee teada ja saate selle võimalikult lihtsalt sõnastada, et see oleks tehtav ühe päevaga, ebatähtsad asjad sealt ära kärpida. Ja siis tehagi ühe päeva jooksul see algusest lõpuni valmis. Ja kolmas päev on suhtluse jaoks, et siin inimestega suhelda ja küsida tagasisidet oma mängu kohta. Ja muidugi ise on ka hea testida oma mängu, aga mõlemat poolt on hea küsida tagasisidet ja teha viimane lihv ja oma virtsi panna mängule, mis võib-olla alguses jäi tagaplaanile. Aga aitäh! Ma ilmselt homme saan näidata laboriruumis teile Bootstrapi, et kui teil on vaba hetke ja on vaja puhkust arenduses, siis tulge läbi.